Donald Trumpi meistrikäik tabas Euroopat kõige tundlikumas kohas – sõdurid, energia ja raha. Sellel neljapäeval, 7. mail 2026, kriis süvenes pärast seda, kui Washington alustas vähemalt 5000 Ameerika sõduri Saksamaalt väljaviimist. Samal ajal sattusid Itaalia ja Hispaania tähelepanu alla, kuna nad keeldusid kindlalt toetamast Iraaniga ja Hormuzi väinaga seotud operatsioone. Surve ei tulnud tühjade sõnadega, vaid vägede lahkumise, ohustatud baaside, väriseva kohaliku majanduse ja Euroopa valitsuste tormamisega diplomaatilist kriisi lahendama. Saksamaa, mis on juba aastaid majandusliku nõrkuse käes vaevelnud, näeb nüüd, kuidas terved linnad kardavad kaotada tulu, töökohti ja Ameerika sõjalist kohalolekut. Itaalia, mida juhib Giorgia Meloni, püüab vältida, et karistus jõuaks nende territooriumile. Ja Hispaania, mida juhib Pedro Sánchez, on muutunud Euroopa sümboliks. Euroopa, mis soovib Ameerika kaitset, kuid astub sammu tagasi, kui partner abi palub. Liikumine sai alguse vaidluses Pärsia lahe julgeoleku üle. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanali tellida, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga usaldusväärsuse standardi järgi. Milson Alves. Kuna Lähis-Ida konflikt avaldab survet naftale, gaasile ja mereteedele, nõudis Trump, et NATO liitlased aitaksid kaitsta Hormuzi väina läbipääsu. Nõudmisel lihtne loogika. Kui Euroopa sõltub energiast, mis läbib kriitilisi piirkondi, peab ta samuti võtma enda kanda kulud, riskid ja vastutuse. Kui vastus ei nõrgaks, muutis Washington oma tooni. Saksamaa kritiseeris Ameerika strateegiat. Itaalia püüdis Iraani küsimuses tasakaalu hoida Trumpi, Vatikani, Iisraeli ja sisepubliku arvamuse vahel. Hispaania oli juba keeldunud baaside kasutamisest sellega seotud missioonide jaoks. Tulemus oli kohene. Trump hakkas käsitlema Ameerika sõjalist kohalolekut Euroopas survevahendina, mitte automaatse kohustusena. Saksamaal puudutab kavandatav väljaviimine sümbolit, mis on olnud Ameerika kohaloleku tunnuseks külma sõja ajast. Vilsek Baierimaal asub Rose Barracks ja teine Strykeri ratsaväe üksus, mis on üks tähtsamaid Ameerika sõjalisi struktuure Saksamaa pinnal. Washingtoni jaoks on sõdurite linnast väljaviimine majanduslik hoop. Kaubandus, üür, restoranid, teenused, tsiviiltöökohad ja kohalik maksutulu sõltuvad Ameerika sõjaväelaste ja nende perede kohalolekust. Reuters näitas, et kohalikud elanikud ja võimud kardavad tõsist tagasilööki, kui lahkumine peaks kinnitust leidma. See ei puuduta ainult kaitset, vaid ka palka, tarbimist ja makse. Kui nad koos vormiriietega lahkuvad, suureneb surve veelgi, sest Saksamaa oli juba niigi nõrk. Euroopa suurim majandus kahanes. 2024 aastal 0,2% teist aastat järjest. See tõi esile tööstusjõu kaotuse, kalli energia ja sõltuvuse ekspordist. 2026 aastal vähendasid Saksamaa majandusinstituudid majanduskasvu prognoosi 0,6%-ni ja 2027 aasta ootused langesid 0,4%-ni. Ehk siis Trump valis hetke, mil Berliinil pole mingit varu. Saksamaa valitsus võib küll Ameerika surve üle nuriseda, kuid tegelikkus on karm. Majandus on jõuetu, tööstus on surve all ja Ameerika baaside kaotus ähvardab kogukondi, kes on harjunud elama USA sõjalise kaitse all. Itaalia läks ärevile. Teist teed pidi püüdis Giorgia Meloni tundlikel teemadel Trumpist distantseeruda, eriti pärast kriisi Vatikaniga. Konflikt Iraanis ja kaitsekoostöölepingu peatamine Iisraeliga. Kuid, kui Trump vihjas, et võib Ameerika väed ka Itaaliast ja Hispaaniast välja viia, muutis Rooma oma tooni. Meloni teatas, et ei toeta Ameerika vägede väljaviimist ja leppis kokku kohtumise Marco Rubioga. Välisministri visiidi ajal Roomas oli sõnum selge. Itaalia peaminister teab, et Trumpile vastandumine võib tuua kodumaal aplausi, kuid ainult mõneks tunniks. Kuid USA kaitse ja sõjalise kohaloleku kaotamine maksab palju kõrgemat hinda. Meloni poliitiline olukord muutus samuti keerulisemaks pärast kaotust kohtureformi referendumil 2026 aasta märtsis.
Itaalia valijad lükkasid tagasi valitsuse toetatud ettepaneku, mida peetakse tõsiseks poliitiliseks tagasilöögiks. Peaministri sõnul pidi reform muutma kohtusüsteemi struktuuri teatud punkte, kuid tagasilükkamine andis opositsioonile uut hoogu. Ja see näitas, et Meloni ei liigu enam Euroopas puutumatu liidrina. Nüüd, kui Trump ähvardab muuta Ameerika sõjalist kohalolekut, seisab ta silmitsi survega kahel rindel. Itaalias, kus ta peab näitama iseseisvust, ja väljaspool, kus ta peab veenma Washingtoni, et Rooma on endiselt usaldusväärne liitlane. Hispaania sai teiseks sihtmärgiks, sest oli juba keeldunud baaside kasutamisest Iraaniga seotud operatsioonideks. Märtsis ähvardas Trump katkestada kaubandussuhted Madridiga pärast seda, kui Hispaania valitsus keeldus andmast Ameerika sõjaväele juurdepääsu sõjalisteks missioonideks. Nüüd, kui Saksamaalt vägesid välja viiakse ja Itaaliat ning Hispaaniat ähvardatakse, paistab Sanchez silma liitlasena, kes võtab Ameerika kilbi vastu, kuid hakkab vastu, kui poliitiline hind tõuseb. Hispaanias asub tuhandeid Ameerika sõdureid ja strateegilisi baase lõunaosas, eriti Rotas ja Moronis. Isegi ilma lõpliku otsuseta tekitab võimalik kärbe juba hirmupiirkondades, mis sõltuvad lepingutest, töökohtadest ja majanduslikust tegevusest, mis on seotud Ameerika Ühendriikide sõjalise struktuuriga. Numbrid aitavad mõista, miks see samm nii palju hirmutab. Reutersi poolt viidatud andmed näitavad, et 2025 aasta detsembris hoidsid Ameerika Ühendriigid umbes 68 000 sõjaväelast alalistel baasidel. Euroopas oli Saksamaal koondatud 36 436 sõjaväelast, Itaalias 12 662 ja Hispaanias 3814. NATO oli seda muutust juba 2025 aastal tajunud, kui liitlased nõustusid tõstma kaitsekulutuste kohustuse 5%-ni SKP-st aastaks 2035. Haagi tippkohtumise ametlikus deklaratsioonis määrati, et 3,5% suunatakse kesksetele kaitsenõuetele ja 1,5% julgeolekuga seotud valdkondadele nagu taristu ja kaitsetööstus. Seda kokkulepet esitleti kui ajaloolist edasiminekut, kuid Donald Trumpi jaoks ei asenda kauge lubadus kohest tegutsemist. Kui Iraani sõda avaldas survet marsruutidele, energiale ja kaubandusele, kasutas ta kriisi selleks, et testida, kes tegelikult Washingtoniga kaasa tuleb. See oli riskantne hetk. Energiaga seotud mõju on samuti kriisi keskmes. Lähis-Ida konflikt tõstis nafta ja gaasi hindu ning Euroopa ettevõtted ja valitsused hakkasid tundma uut lööki inflatsioonile, tööstusele ja transpordile. Reuters teatas, et Saksa keemiatööstuse hiiglane Lanxess arvestab järgmiste kuude jooksul nafta hinnaga $100–110 barreli kohta. Lähis-Ida pingete tõttu. See mõjutab otseselt Saksamaad, mis on juba kaotanud konkurentsivõime kallite energiahindade tõttu pärast vana mudeli lagunemist, mis põhines odaval Vene gaasil. Trumpi jaoks on see ideaalne survepunkt. Euroopa vajab seda marsruuti, vajab energiat, vajab kaitset, kuid ei taha maksta poliitilist hinda julgeoleku eest. Ja NATO seisab silmitsi ebamugava küsimusega. Mis juhtub siis, kui lääne julgeoleku peamine rahastaja otsustab avalikult lojaalsust nõuda ja karistada neid, kes oma osa ei täida? See vaidlus ei ole uus. 2016 aasta märtsis ütles Trump juba, et NATO on Ameerika Ühendriikide jaoks majanduslikult ebaõiglane ja et Washington maksab ebaproportsionaalselt suure osa Euroopa kaitsest. Enne teda oli Dwight Eisenhower juba 1953 aastal Euroopa liitlasi hoiatanud, et Ameerika kaev võib kuivaks jääda ning rõhutas, et Euroopa peaks enda kaitsmisel rohkem vastutust võtma. Erinevus seisneb selles, et Donald Trump muutis vana kaebuse otseseks survevahendiks. Ajalugu näitab, et Ameerika baas pole kunagi ainult sõjaväebaas. Filipiinidel 1991 aastal lükkas senat tagasi lepingu uuendamise, mis võimaldas Ameerika Ühendriikide baasidel seal tegutseda ning järgmisel aastal lahkusid Ameerika väed territooriumilt. Aastaid hiljem laiendas Manila taas Ameerika Ühendriikide sõjalist ligipääsu, kuna Hiina mõjukus Lõuna-Hiina merel kasvas ja pinged Taiwani lähedal suurenesid. Lõuna-Koreas muutus Ameerika Ühendriikide kohalolek samuti püsivaks rahalise kokkuleppe kaudu, kus Seoul nõustus suurendama oma panust USA vägede ülalpidamiseks.
Need näited näitavad, et Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek segab alati julgeolekut, raha, suveräänsust ja sõltuvust. Kui Washington lahkub, tekib tühimik. Nüüd tuleb jälgida, kas vägede väljaviimine Saksamaalt edeneb ettenähtud ajakava järgi ja kas Trump muudab ähvarduse Itaalia ja Hispaania suhtes konkreetseks korralduseks. Kui see juhtub, kaotab Euroopa lõplikult toetuse, mis on tema julgeolekut aastakümneid toetanud, ja see oleks ideaalne olukord Putinile. Mina olen Milson Alves News ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.